peatumisteekonna pikkus, mõjutavad tegurid ja riske ennetamine. Nii. Ma loodan, et ilusti nähtab praegu. Jah, kõik on hästi. Piki ja külgvahe autode ja autode arv. Nii, kuidas te arvate, et isegi siis, kui on tihe liiklus, kas piki ja külgvahe on vaja ikkagi õiget hoida või võib sõita natuke lähemal? No võiks ikka hoida ju kõiki. Peab olema ikkagi õige, et sõltumata sellest, et kui tihe liiklus on, see pidurdusteekond on meil ikkagi üks sama. Et tuleb ikkagi hoida piki vahet. Nii, kuidas te arvate? No ja, just rääkisime sellest, mida tähendab hoia piki vahet, et sõidukite vahel peab olema piki vahe. Et piki vahe on vajalik mille jaoks? Et ei sõida üksteisele otsa. Just, täpselt nii, et teistele otsa ei sõida. Nii, ja kuidas te arvate, kas tänapäeval on võimalik hoida piki vahet või tänase päeval meil ei ole vaja hoida piki vahet? No, ikka on vaja, täpselt nii. Keskmiselt 9% Tallinna autojuhtidel hoiab nii lühikest piki vahet, et ka parima tahtmise korral ei ole neid võimalik vältida otsasõidu ees ootamatult pidurdanud sõidukile ja piisava varuga pikivahet hoiab vaid 31,3% sõiduki juhist, kujutage ette. Nii, kõige sagem liiklusõnnetuse tüüp Eestis on tagant otsa sõit, kujutage ette. Et siis, kui üks ootamatult peatub, annab teed näiteks ootamatult jalakäijale või on lihtsalt mingid vea teeb või liiga hilja paneb tähele, et eesliikuja on aeglustab ja siis vajutab pidurit plokki ja tagaliikuja loomulikult juba ei jõua reageerida ja siis üksteisele hakkavad nagu tagant sisse sõita. Mis võib olla selle tendentsi põhjus, kuidas te arvate, et mis selle tendentsi põhjus võib olla? Miks pärast inimesed ei hoia piki vahet? Ma ei tea, miks nad ei hoia siis? Kiirustavad, tahavad ruttu jõuda kuskile. Täpselt nii, kiirustavad, tahavad ruttu jõuda. Kas te olete kunagi kuulnud ka seda, et kui hoiad õiget pikivahet või suuremat distantsi, siis jõuad palju hiljem koju või selle sihtpunkti. Sest tegelikult sellest ei ole seotud mitte midagi. Kas sul on pikke vahe on suurem või on väiksem, sa sõidad niikuinii sama kiirusega, et hiljem see loomulikult ei tule. Et samal ajal ka jõuad sihtkoha, aga lihtsalt on palju närvilisem sõit. Kuidas te arvate, kas jääb tagant otsa sõidu korral süüdi inimene või mitte? Kes ei hoidnud piki vahet? Kas eesliikuja või tagaliikuja? Tagaliikuja on süüdi. Tagaliikuja on süüdi. Ja kuidas reageerite sellele, et tagasõitev autojuht ei hoia piki vahet? Mida teete? No. Sõidad rahulikult lihtsalt edasi, mis sa ikka teed. Kui ta ei hoia, siis sa ei saa midagi teha. Sa ei pidurda ega ei anna kiirenda ka ei saa ju. Täpselt nii, et rahulikult ühtlase kiirusega sõidame edasi vajaduse korral, võtame natuke paremale, et anname talle võimalust meist mööda sõita. Et peate ikkagi aru saama, et mitte mingid järsult ja igasugused siis rumalad liigutused kindlasti ei tohi tegema. Et see on väga tähtis. Nii.
Pikivahe valikul kehtib lihtne reegel. Kui teie ees liikuv sõiduk ootamatult pidurdab või seisma jääb, ei tohi teie selle otsa sõita. Nii, aga kuidas te arvate, et milline meil pikivahe peab olema sõidukite vahel siis, kui me liigume asule sisesel teel? 2 sekundit, täpselt nii. Aga meetridest saate mulle kuidagi seda kuidagi nimetada, et meetridest, kui palju meetrid on vaja? 2 sekundit võrdluses 28 meetrit. Super. Sul on kalkulaator on kuskil käes. Peas. Nii, peas, super. Nii, aga asule välistel teedel? 3 sekundit. 3 sekundit, super. See on kuskil 75 meetrit või 100 meetrit on 4 sekundit. Suurepärane. Nii, millega on koostatud meie peatumisteekond? Et peatumisteekonna sees on esimene teekond, on reageerimisteekond. Et siis, kui juht paneb tähele, asendis number 1, paneb tähele, et sõiduteel on mingi takistus, reageerib ja vajutab pidurit alles siis, kui ta jõuab siia, kus on punkt 2. Ja kiirusega 50 kilomeetrit tunnis meetridesse võtab kuskil 14-13 meetrit. 14 meetrit. Peale seda pidurid hakkavad tööle, see piduri rakendamisteekond ja kiirusega 50 kilomeetrit tunnis, see võtab 3 meetrit. Ja alles siis pidurid hakkavad tööle ja nüüd hakkab aeglustamine. Nii. Peale reageerimisteekonna tuleb pidurdusteekond ja pidurdusteekond juba koosneb pidurite rakendamisteekonnast ja aeglustusteekonnast. Kiirusega 50 kilomeetrit tunnis reageerimisteekond on 14 meetrit, pluss 3 meetrit on pidurite rakendamisteekond ja pluss 11 meetrit on juba aeglustusteekond ja kokku tuleb 28 meetrit. Ärge unustage, see on kõik on kuiva asfaldi peal ja siis, kui on ideaalne, ideaalsed nagu teeolud. Nii, kiirusega 70 kilomeetrit tunnis reageerimisteekond on 20 meetrit, pidurite rakendamisteekond on 4 meetrit ja aeglustusteekond on 23 meetrit ja kokku tuleb 47. Siis, kui me pidurdame kiirusega, pidurdus tuleb meil kiirusega 90 kilomeetrit tunnis, reageerimisteekond on 25 meetrit, vaadake, et võrreldes 50-ga on meil 2 korda pikem peaaegu. Ja? Pidurite rakendamisteekond on ainult 2 meetrit pikem, aga juba aeglustusteekond on 4 korda pikem. Et kiirus 50 ja 90. Et vahe on siis kahekordne, aga aeglustusteekond on 4 korda pikem. Ja kokku tuleb siis 70 meetrit. Asulas vähemalt peab olema 2 sekundine pikivahe, et 1 sekund on inimese reageerimisteekond ja 1 sekund on vajalik selle jaoks, et sõidukit peatada. Nii, asulavälistel teedel peab olema siis vähemalt 3 sekundine pikivahe, et 1 sekund on jälle vajalik selle jaoks, et reageerida ja 2 sekundit selle jaoks, et on peatada sõiduk. Et sõiduteel on olemas teemärgistus, mis aitab inimestele hoida õiget pikivahet, et vähemalt sõidukite vahel peab olema nähtav 2 ruutu. Olete näinud sellised teemärgistust? Et ruudud on joonistatud
ja ruudud annavad teile teada, et kui teie sõidu ajal näete sõidukite vahel 2 ruutu, siis pikivahe on õige. Vot sellised. Näiteks meil on praegu 1, 2, 3, 4, 5, siis 5 korda 5-kordne pikivahe. Et sõidukite vahel peab olema ka nähtav 2 ruutu. Kuidas te arvate, miks see pikivahe võib olla ohtlik? Ei jõua reageerida, kui ees olev auto pidurdab. No üks asi, et kui ta sujuvalt aeglustab ja pidurdab, siis võib-olla ei juhtu midagi. Aga kui järsult pidurdab, näiteks kuskil kurvi tagant tuleb, ma ei tea, lehmasõidu teele, siis rekkajuht vajutab järsult pidurit ja meie sõidame tagant sisse. Kuidas te arvate, millisel juhtudel autojuhid võivad hoida sellist pikivahet? Enne möödasõitu või? Enne möödasõitu, tubli, enne möödasõitu. Nii, auto keskmine peatus ja pidurdusteekond. Et vaadake, et kiirusega 30 kilomeetrit tunnis. 1 sekundi jooksul siis sõiduk läbib kuskil 8,3 meetrit sekundis. Nii, reageerimisteekond on 8,3, pidurdusteekond on 5 meetrit ja kokku tuleb meil 13,3. Ja kiirusega 90 kilomeetrit tunnis on juba 69,9 meetrit on vaja peatumiseks. Reaktsiooni kiirus oleneb juhi püsiomadusest, näiteks tervislik seisund, kogemus ja iseloom. Et peate ikkagi aru saama, et kui teie olete noor autojuht, seda tähendab, et teil ei ole veel seda vajalikud, kuidas seda nimetada, professionaalsust või kogemust, ja? Siis teie reageerite tunduvalt aeglasemalt, kui on autojuht professionaal. Et noore autojuhil on reageerimisaeg on 1,5 sekundit, tavainimese reageerimise aeg või tavaautojuhi reageerimise aeg on 1 sekund ja juhil professionaalil on reageerimisaeg on 0,6 sekund. Nii, valmidusest reageerida, et näiteks mobiiliga rääkimine pikeneb reaktsiooni aega vähemalt 2 korda, et kujutage ette, et teil on 2-sekundine pikivahe, et reageerite mitte 14 meetri jooksul, aga 28 meetri jooksul. Et iga kord, kui te tegelete mitte kõrvalasjadega, siis see ikkagi pikendab reaktsiooni. Ja füüsilisest seisundist, et näiteks väsimus või joove. Kuidas teie aru saate, joove, millega on see joove on seotud? Kas see on alati on seotud alkoholiga või mitte? No ei ole, seal võivad mingisugused narkootikumid või ravimid või asjad ka olla. Nii. Nii, et vaadake, et üks asi on alkohol, see on üks asi, aga teine asi, et kui teie sõidate mingit pikemat reisi, et peate ikkagi aru saama, et sõidu ajal vähemalt 1 tunni jooksul tuleb tarvitada kuskil 50-70 milligrammi vett. Et kuna sõidu ajal meil on läbi naha, et organism kaotab vedelikku ja tuleb seda kogu aeg taasta ja kui olete sõitnud ja mitte tarvitanud vett kuskil 2 tundi, siis teie füüsiline seisund on juba sarnane
sellega, et ei ole ette natuke siis napsu võtnud, et reaktsioon pikeneb. Nii, juhi reaktsioon, et lihtreaktsioon või on nagu otsereaktsioon, nagu võib nagu nimetada, kuidas ta on, refleksida, ja? Et siis, kui te näete, et liivatükid lendavad teile näkku, siis kõige esimene, et teie panete oma silmad kinni, et see on see otsereaktsioon või valikreaktsioon, et kui te reageerite ainult selle seisundi peale, mis nagu tuleb reageerida. Nii, ja mõnikord reageerib kogenud juht olukorra muutusele, et kauem kui algaja juht, aga kuidas te arvate, miks pärast on kogenud autojuht võib kauem reageerida? Noh, kui olukord muutub, näiteks inimene on juba 10 aastat sõidab mööda sellised teed ja mitte midagi ei muutu. Ja nüüd on siis mingi liiklusmuudatus ja pandud mingid nagu uued märgid nagu juurde, et näiteks kiirusepiirangud pandud või midagi muud. Kuidas te arvate, miks on kogenud autojuht reageerib selle peale palju aeglasem või on üldse reageerib? Mis on harjunud vanaga? Nii, ta lihtsalt ei vaata. Ja? Ta ei vaata, tema jaoks on see võõras. Algajuht ikkagi vaatab märgid, ikkagi vaatab ka neid liiklejad ja ta nagu aru saab, et ta nagu sõidab siin esimest korda või ta ei ole veel ära harjunud selle liikluse oludega. Ja tema nagu sõidab tagasi võimlikult. Et mõnikord kogenenud autojuhid väga lohakalt sõidavad. Ja? Nii, et süsteemid, mis annavad meile võimalus peatuda palju kiiremini, kui nagu vanasti oli. Et brake assist siis on süsteem, mis kontrollib seda, et kõik rattad pidurdavad ühtlaselt ja tema siis pidurdab ka tunduvalt kiiremini, et isegi siis, kui meie nõrgalt vajutame piduripedaali, et aitab pidurdada sõidukit. Kuidas te arvate, et kuidas teie käitute sellisel oludel, kui rattad pöörlevad koha peal? Näiteks libisemise ajal või siis, kui on sõiduteel on jää. Teil on vaja alustada liikumist, aga panete esimese käiku, siidurid lahti, vajutate gaasi ja rattad koha peal pöörlevad ja auto ei liigu. Siis sedasi tagasi liigutades nagu või natuke tagurdad ja keerad suunda või? Oleks hea, kui sa oskad seda teha, aga kujutad ette, siis kui esimese käiguga auto sul ei hakka liikuma, et rattad lihtsalt pöörlevad koha peal, kasuta teist käiku. Ta ei ole nii võimsam, ta ei ole nii võimas ja seepärast rattad ei hakka nagu koha peal koheselt pöörlema. Et võib alustada liikumist ja loomulikult on väga hea, kui sa oskad nagu lükata sõidukit edasi-tagasi. Nii, liikumise ajal on juhil keelatud tegeleda teise järguselt asjadega, kõrvalasjadega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolukorra tajumist. Telefoniga tohib rääkida ainult vaba
vabaks jäetavad nagu seadmed, mis asja on vaba käe seadmed kasutamist või kasutusel ja kirjutada või lugeda SMS-i või muud sõnumid ega ka lihtsalt liikumise ajal telefoni käes hoida on keelatud. Nii, et iga kord, kui te pöörate oma tähelepanu mingi teise asja või kõrvalasjadega peale, et peate ikkagi aru saama, et sõiduki liikumine on kontrollimata ja mõnikord ka autojuhid arvavad, et kui nad vaatavad sõidu ajal GPS navigeerijat, siis nemad tegelikult ei tee mitte midagi nagu halba. Aga kuidas te arvate, kui vaja on teil vaja sekundit, ma ei räägi juba lihtsalt nagu ajast, kui mitu sekundit teil on vaja, et aru saada, mis seal GPS navigeerijas nagu toimub? 3-4 sekundit. 3-4 sekundit ja kujutage ette, et kiirusega 90 kilomeetrit tunnis, kui te sõidate, siis teil on kuskil 100 meetrit on kontrollimata sõit, aga see on sõidukite vaheline pikivahe. Siis kui eesliikuja pidurdab, teie lihtsalt lendate tagant. Voot. Et sõnumite kirjutamine sõidu ajal tunduvalt pikeneb seda reageerimisteekonda ja mitte mingil juhul ei tohi seda teha. Mitte mingil juhul. Et selle sõnumi kirjutamise pärast, et Saksamaal toimus avarii, kus osales 259 autot. Üks inimene kirjutas SMS-i. Nii. Rohkem kui 200 autoga 2009. aastal toimus Saksamaal rohkem kui 200 autoga avarii, milles sai vigastada 66 inimest, uskumatu. Õnnetus leidis aset Hannoveri ja Berliini vahelise A2 kiirteel 5 kilomeetri pikkusel lõigul. Kokku saatus avariidesse 259 autot, õnnetuse kannatada saanud 10 olid eluohtlikult vigastused, et ainult seepärast, et inimene kirjutas SMS-i. Nii. Kuidas te arvate, et miks juhtuvad suuremate kiirusega teedel nii rasked liiklusõnnetused, et miks pärast inimesed ei peatu ja sõidavad lihtsalt üksteise nagu sisse? Ei saa nii kiiresti pidurdama. No ja, et liiklusvooluga sõites tekib selline tunne, et ees autod lihtsalt seisvad. Ja kui te sõidate väga pikalt, siis tuleb juba siuke nagu kaitstud nagu enesetunne, et nagu enesekindlus tuleb. Aga olukord väga kiiresti muutub siis, kui üks inimene teeb vea või hakkab järsult pidurdama. Ja seepärast meie aju lihtsalt ei jõua reageerida. Siin on väga tähtis, et kui teie sõidate suure kiirusega ja kiirteel, et palun hoidke ikkagi suurimat pikivahet ja mitte mingil juhul ärge tegelete kõrvalasjadega. Aga adaptiivne kiiruse hoidja, et on olemas siuke adaptiivne kiiruse hoidja, mis kontrollib, kui kaugel on kui kaugel asub ees auto ja kui pikivahe hakkab lühenema, siis teie auto hakkab ka aeglustama. Ma ei tea, kuidas see süsteem töötab, minu auto ei ole varustatud sellega. Et ärge unustage seda, et iga kord, kui teie sõidate väga pikalt, et tuleb ka sageli pausi tegema, et vähemalt üks kord tunni jooksul tuleb peatuda
ja siis kuskil 10-15 minutit puhkama. Et mõned autod on varustatud selle süsteemiga, mis kontrollib, kuidas autojuht tunneb ennast, et kõige raskemad situatsioonid võivad tulla siis, kui on rekkajuhid on puhkamata, et sõidavad väga pikalt ja näiteks ei taga neid pausi ka ja võib tekitada ka selline situatsioon, kui autojuht lihtsalt jääb magama ja süsteem kontrollib seda, kas autojuht on väsinud või on ta magama jääb ja siis, kui avastab seda, et autojuhil on kuidagi enesetunne on liiga halb, siis ta võib isegi peatuda sõidukid. No, kaasaegsed sõidukid. Sõiduki liikumise energia, see on see geneetiline energia ja sõltub sõiduki massist ja kiirusest. Kui on vaja, siis võite kirjutada seda valemit ja kui kiirus sureb 2 korda, pikeneb peatumisteekond 4 korda. Kiiruselt 60 km tunnis moodustab sõiduauto aeglustusteekond kuival asfaldil 20 meetrit. Kuidas te arvate, millise kiirusega peab sõitma, et aeglustusteekond oleks 10 meetrit? Vaadake, et kiirus 60 kilomeetrit tunnis, siis aeglustusteekond 20. Aga mis kiirusega me peame liikuma, et aeglustusteekond on 2 korda vähem? 20. Ei. 40. Ja 45. 45, et vaadake, et kui kiirus suureneb 2 korda, peatumisteekond suureneb 4 korda. Kui me sõidame 30 ka, siis on peatumisteekond tuleb 5 meetrit. A 45 tuleb siis peatumisteekond 10 meetrit. Okei. Okei. Kuidas te arvate, et millise pikivahe teie valiksite sellisel seisundil? Kas tee on libe? Jaa. Siis on peatumisteekond suureneb juba 4 korda. Ja? Peate ikkagi sellest aru saama. Ja ma arvan, et tavalise seisundist tuleb siis kuskil 4 korda pikem pikivahe hoida. Nii nagu teeb seda sõidukijuht. Siin on liiga lühike pikivahe. Nii, kuidas te arvate, et millise pikivahe teie valiksite kiirusega 50 km tunnis ja mis seisund see on? Vaadake, tee läigib. Must jää. Must jää, täpselt nii, et 4 korda pikem pikivahe. Siis juba mitte 2 sekundit, aga juba 4 korda rohkem. Peaaegu 100 meetrit peab olema pikivahe. Nii, millise pikivahe teie valiksite kiirusega 50 km tunnis, kui on peaaegu sama, aga siin on vist vesi on ja vesi. Siis on pikivahe peab olema juba mitte 2 sekundit, aga 2 korda rohkem, kuna määrdunud teel pikivahe sureb 2 korda. Juba kuskil 56 meetrit peab olema. Nii, kiirusega 50 km tunnis, kuiva asfaldil on pidurdusteekond. Mäletate, et siis, kui me vajutame juba pidurit, pidurdusteekond on 13 meetrit, aga jäätunud teel on 100 meetrit. Kiirusega 90 km tunnis kuiva asfaldi peal on pidurdusteekond 44 meetrit. Ja vaadake, kui suur meetride arv on meil jäätunud teel. 312 meetrit. Päris šokeeritav.
number, jah? 312 meetrit. Nii, kuidas te arvate, et millise kiiruse ja piki vahe valite praegu? Kas saab siin 90-ga sõita? Asfalt on kuiv. Asulevälistel teedel, aga siin on vaadake, et väga lähedal on puud ja tee on hästi kitsas. Ma arvan kuskil 50, mitte rohkem, jah? Jep, hallo? Ja. Oleme ikka koos? Ja, nõus. Suurepärane. Kuidas te arvate, kui kiiresti saab sõita? Aeglaselt, hästi. Nii asulevälistel teedel, ma arvan, isegi 50 tuleb sõita ja võib-olla isegi 30-ga. Et nähtavus on hästi väike praegu. Nii, et kuidas te arvate, et millise piki vahe valiksite, kui ees sõidab selle tunnusmärgiga tähistatud auto? Kas ta võib järsult pidurdama? Võib küll. Ootamatult, jah? Võib. Võib küll, ikkagi suuremat piki vahed hoiame. Nii, mille jaoks meil on sõidukil vaja ABS-pidurit? No, kõige esimene. Pidurite rataste või pidurite blokeerimisvastane seade. Et siis, kui meil rattad pöörlevad, siis pidurdamise ajal, siis sõiduki ja ratta vahel on olemas haardumine. Haardumine annab võimalus juhtida sõidukit ja blokeerimisvastane seade on ette nähtud selle jaoks, et pidurdamise ajal rattad plokki ei lähe, et saaks, vaadake, siukse manöövri tegema, et pidurdamise ajal keerame rooli vasakule ja pärast paremale, et saaks ümber põigata või ümber sõita takistusest pidurdamise ajal. Nii, juhitavus puudub, kui on meil rattad blokeeritud. Auto liigub ainult otse suunas, sõltumata sellest, kuhu teie keerate rooli. No, hea on paksus lumes, et auto peatub kiiremini. Kuidas te arvate, kumb neist autodest on varustatud ABS-piduriga? Parempoolne. No punane auto, jah? Punane auto, võt see sama. Annab võimalus ümber põike sooritada. Kuidas siis pidurdada, kui ABS ei tööta? Et siis, kui ABS ei tööta, meil armaturlaual põleb siuke ABS tuluke ja kui me vajutame piduripedaali, siis rattad võivad blokeerida pidurdamise ajal. Ja pidurdada tuleb siis katkendlikult, et vajutame pidurit, laseme lahti, vajutame pidurit, laseme lahti. Et nagu teeme sama nagu selle ABS pidurite blokeerimisvastane seade teeb, et ta vahepeal vabastab rattad. Ja kui on vaja ümber põigata, et laseme pidurit lahti ja rooli keerame ainult siis, kui rattad on vabastatud. Ja loomulikult tuleb vajutada sidurit. Ja tuleb hoida suuremat pikivahet. Pidurdamine kurvis on võimalik siis, kui teie sõidate kas väikse kiirusega või teie sõiduk on varustatud ABS-piduriga. No, peate ikkagi aru saama, et kui sõidukiirus on liiga suur,
siis isegi ABS ei anna teile võimalus kurvi peal pidurdama, et niikuinii teil sõiduk kaotab haardumine sõiduteega ja lendate kurvist välja. Et kuidas siis välja näeb see äkkpidurdust, et kui me järsult vajutame sidurit ja pidurit põhja ja hoiame siis kõvasti rooli ja nagu vajutame kogu kehaga siduri ja piduri pedaali. Nii. Sõidukite vahel külgvahe peab olema suurem, kui me liigume vähe kaitstud liiklejast mööda, et asule sisesel teel teil peab olema vähe kaitstud liiklejast vähe kaitstud liikleja suhtes vähemalt 1,5 meetrine külgvahe, aga asule välistel teedel veelgi rohkem. Et kui me sõidame suurest sõidukist mööda, siis vaadake, et tuul puhub meie suunas, see, mis suure sõiduki nagu külje peal tuleb ja peame ikkagi aru saama, et sellisel ajal see tuul mõjutab meid ka, et suurest sõidukist mööda sõidul, isegi siis, kui vastu liikuva suure sõiduki juht tuleb, et peame ikkagi valmis olema, et meil tuleb väike süke löök. Ja kui sõidame libedal teel, kui tekib selline situatsioon, et sõidame sellises kohas, kus tuul või õhumassid migreerivad ja võib ka juhtuda kõva külgtuul, et peame ikkagi valmis olema, et sõita tuleb tunduvalt aeglasemalt, et saaks sõidukit hoida ikkagi päris suunas. Pidurdusteekonna sõltuvus auto tehnilisest seisundist ja omadusest, et piduri mehaanilise osad, et vaadake, et siin on pidurikettad ja piduriklotsid, piduriklotsid võtsid sammas ja et kui nemad on kulunud, siis tunduvalt pikem pidurdusteekond. Pidurivedelikust, et kuidas te arvate, kui tihti tuleb pidurivedelikku vahetada ja on seda üldse vaja vahetada või ei ole? Iga kord, kui sõiduk läbib 30 000 kilomeetrit, tuleb vahetada pidurivedelikku nii või vähemalt üks kord 2 aasta jooksul. Nii, rehvi seisundid, et vaadake, et kui rehv on kulunud, siis haardumiskoefitsient on tunduvalt väiksem ja kui sõiduteel kogeneb natuke vett või tolmu või porid, siis põhimõtteliselt pidurdamine on mitte efektiivne siis, kui on rehvid on kulunud, et võib ka juhtuda selline olukord, nagu teie hakkate liikuma pori peal või vee peal, nagu vesiliuk tuleb. Ja pidurisüsteemi tüüp, et oleneb sellest, et mis sõiduki teie kasutate, et vanadel sõidukil oli kasutusel trummelpidurid, uuedel sõidukil on ketaspidurid ja ketaspidurid on 30% efektiivsem, kui on trummelpiduriga autod. Et näiteks kunagi suured bussid on sõitnud trummelpiduriga ja rekkasõidukid ka. Nii. Kas teil on mingid küsimused? Mul ei ole. Selge. Siis